Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad, tänase saate külaliseks on Hanna-Stella Haaristo, teenusedisainer ja disainiuurija Velvetist, kes tegeleb igapäevaselt teenusedisaini, kasutajauuringute ja avaliku sektori projektidega. Ja tänases saates räägime teemal, mis on korraga põnev ja veidi sükene, et kuidas teha head teenusedisaini AI ajastul. Just kui tundub, et päev prompti sisse ja kliendi teekondi ja personasid ja kõiki tuleb nagu laudu Vändra-Saeveskist, aga mis siis ikkagi elamushetkede disainis on see, kuidas öeldakse siis nagu juveliiritöö ja kus nagu päriselt saab seda teha. Ja natuke räägime ka võib-olla teenusedisaini hankimise poolda, et see on siis, kes siis nagu erasektorist kuulab või ka avalikust sektorist riigihangete poolel, miks ka tellitakse võib-olla väljundeid, mis võib-olla alati tegeliku probleemi tuumani ei tahagi jõuda, vaid juba lahendus hankes juba pannakse potentsiaalne lahendus kirja. Ja siis jah, et samuti ka kuidas AI siis selles kõigest saab abiks olla. Aga siis tere tulemast veel kord, Andestele. Et kuidas sina kirjeldaksid täna teenuse disaini rolli siis laiemalt siis nii erasektoris, avalikus sektoris, et mis su siuksed vaatlus on olnud kogemus, tunne? Minu jaoks ja minu kogemuses vist on selline võimalus koos erinevate osapooltega aru saada, mis on see tegelik probleem või kuidas me seda kõike näeme, kuidagi tuua ühisele, üks on ühise laua taha, aga ka nagu ühisele arusaamisele, et millega me tegelikult tegeleme, seda koos nagu närida, mõista, mõtestada ja siis ka nagu koos aru saada, et mis see kõige, ma ei tea, sobivam lahendus sellele asjale on, et ennekõike mina näengi seda sellise nagu erinevate osapoolte koostöös mõtlemisena. Et ma ei tea, oma varasemas töös ma tihti puutusin kokku pigem selliste protsessidega, kus on, ma ei tea, hankija tellib midagi, siis keegi teeb mingi asja valmis ja siis hankija siis on mingi ma nüüd pean sellega midagi peale hakkama, et keegi teine tegi mu eest mõttetöö ära. Et minu jaoks see disain, mõtlemine ja teenuse disaini protsess ongi lihtsalt see, et aga mõtleme koos, saame paremini aru asjadest. Et jah, sellepärast ma ise ka tunnen, et kui tõesti, kas teenusedisaini loome, et tehakse nagu protsessi pärast mõnikord või kuidagi potentsiaalne tulem on juba nagu olemas ja siis kuidagi töötatakse potentsiaalse tulemi poole, et ma nagu näen ka, et see, kuidas ka disainmõtlemise küsimus, et kuidas teha nii, et oleks siuke loov keskkond, kus suudetakse võib-olla kastist välja palju mõjusamaid nagu lahendusi mõelda, kui algselt oli see hüpoteetiline, minugi pärast ka juba nagu valmis mõelda, mis potentsiaalne plaaster võiks probleemid olla, vaid et see nagu antakse võimalus. Ja siis võtame siin Vana-Kreeka või veel varemaks, et siis nagu õpetlane seal kivi otsas ja õpilased või vastupidi, et see ongi see ikkagi selline nagu fassiliteeritud arutelu käigus, et saada need nagu mõtete põrgatus kõiki kaasavalt ja kuidagi selline. Ja just, sest et sageli, oleneb, eks organisatsioonid, asutused, inimesed, ka need kliendid, kellega ma kokku puutun, on erinevad, aga jah, see sageli tundub, et tegelikult ei ole üldse selge see, et mis see nagu tõeline probleem on või mida me lahendame. Ehk et jah, töötajad puutuvad millegi kokku, midagi on selge, midagi tellitakse, aga kuidagi on ikkagi vaja sageli teha üks samm tagasi ja seda sageli pigem nagu ei taheta teha või kardetakse või on see, et me juba teame ju niikuinii ja me ju näeme küll, mis on ja kuidagi hästi palju on nagu eeldamist, hästi palju, et ma ju tean, mida minu töökaasad arvavad, ma ju tean, mida meie kliendid arvavad, ehk et hakkame juba lahendama, et mulle meeldib, või minu jaoks on
atraktiivne just see pool, et aga kas me saame ikkagi ühtemoodi aru, kas see on tegelik asja tuum või on seal taga midagi muud veel, et nagu saame vähemalt sellest aru koos ja siis need lahendused, need on nagu, see on juba nagu next step või nagu mingi teine asi, et need tulevad siis, kui sa oled hästi aru saanud seda, mis on tegelik teema. Eks selles mõttes mulle meeldivad kõik need mingisugused, ma ei tea, klientidega koosloome töötoad või midagi sellist, et siis sa nagu näed, et nagu hakkab mingi uus tase tekkima, kuidagi need erinevad ajud koostöös töötavad palju paremini ja tekib mingi uus teadmine ja siis on kõigil see tunne, et vau, ma ei olnudki nii mõelnud selle peale, aga tegelikult see on nii, et see on nagu väärtuslik minu arust selles kõiges. Kui sul meenub ka mõni siukene, sa ei pea klienti nimetama, aga et kus ta alguses oli väga, et siin on dokument, mõelge välja, tulge lahendusega lagedale versus sellega, et te siis suutsite jutumärkides kliendi ära rääkida, et teeme sellised nagu koosloome ja mõtete vahetuse töötoad, et selle uue leveli peale jõuda, et meenub mõni siukene case. Üldiselt mulle tundub, et nagu mul Velvetis töötades on selles mõttes vedanud, ehk et võib-olla nagu Velvetit juba teataks selle poolest, et ei tulda lihtsalt niimoodi, et kuule lihtsalt ehk paber on siin ja tehke lahendus. Aga paar sellist juhtumit on olnud küll, ma mäletan, üks klient soovis brändi uuendust, et nagu ümber mõtestada seda, mis nende väärtuspakkumine üldse on, mis see bränd on ja nii edasi. Ja minu üks esimesi ettepanekuid seal või mõtted oligi see, et ma tahan nende klientidega rääkida, ehk et kuidas kliendid näevad neid, mida nad räägivad, mis märksõnu kasutavad, mis tundega nad sellest ettevõttest räägivad ja nii. Ja see ettevõtte juht oli nagu šokeeritud sellest, et miks klientidega peaks seal rääkima, et me ju teame küll, mida kliendid meil on siin klienditeenuse kiht ja meil on siin teenusehaldurite kiht ja meil on teenusejuhtide kiht ja kõik kihid. Et me ju teame küll ja lõpuks see töö jäigi selles mõttes katki, et minu jaoks ei tundunud nagu väärtuslik teha seda lihtsalt selle nagu kõhutunde põhjal, et tegelikult väärtus pakub ikkagi see ka, mida, kuidas väljaspoolt nähakse. Ehk et seda klienti ei suutnud ümber veenda, aga tegelikult mul on tundunud, et kõik need tööd, kus me oleme midagi koos teinud, et nagu selle töö jooksul nagu sageli on tekkinud klientidel see mingi tunne, et kui on nii hea, et me seda koos mõtlesime. Et ja just see, et võib-olla ongi see, et kui oma maja sees ju tehakse koosolekuid, arutatakse, võib-olla tehakse ka ise töötuba ja asju, aga võib-olla see väärtus tuleb keegi väljaspoolt, kes ka siis nagu kuulab ja peegeldab midagi tagasi ja siis nagu aitab viia edasi seda asja, et see on äge olnud siiamaani. Ma vahepeal kuidagi olengi näinud, et kas on nagu asutuse juhid või teenusejuhid või valdkonna juhid, et kuidagi kaks tüüpi seltskond on. Mul tundub, et üks seltskond on, kes kuidagi on nagu ise õppijad ja kuidagi katse-eksitusmeetodil karjääris arenenud ja asju õppinud ja teised on minu meelest need, kes kuidagi pressivad ennast igasugustele konverentsidele, asjadele ja üldse nagu ka mingi, meil on siin World Usability Day näiteks sügisel ja siis meil oli, mais oli meil, mis oli see teenuse disaini kuu asi ja siis ma nagu näen, näiteks seal Coop-pangast väga näide, näen nagu inimesi kogu aeg nendel üritustel ja siis ma nagu teatud jutumärkides suure ettevõtted, ei käidagi nagu ja kuidagi see, et kõik algab nagu juhtkonna peast pihta. Absoluutselt, jah. Et mul on siiamaani, ma isegi kui ma mõnikord saan kokku või niimoodi saan networkin oma mingi klientide või tuttavatega, kes võib ole veel kliendid olnud, et siis ka nagu utsitan, et käige nagu seal koha peal, et lihtsalt avatud meel. Küsimus, okei, ei huvita see teema, et teate siin mingi, ma ei tea, elektriseadmete tootmise peal, teid huvitavad elektriseadmete tootmise konverentsid Euroopas, aga nüüd teil on vaja mingi teenusi, teil on laual tõenäoliselt mingi teenuste ja oma toodete arendamise mingi challenge või mingi digiteenus, et siis kuidagi sellest lihtsalt avatud meelega maha istuda ja kuulata, ja ma näen, et need, kes käivad ja kes on kursis, mis on siis nagu need on need case studies'id kuulnud ja nii ja naa, et siis nad juba, ma ütlengi, et okei, et me oleme koosloome või töötoad ja kliendi uuringud ja siis nagu, muidugi, tuld. Et see on nagu väga suur vahe, et seda ma nagu näen ja just muidugi tooksin isegi MM Group, Postimees Group ka näiteks väga välja, et see
kogu aeg näen ja käivad ja teevad ka ja me ise ka mitu siin disainisprenti asja teinud nagu Postimees Grupi, MM-grupiga, et nad või teenusdisaini projekte, et väga suur vahe. Ja hästi loeb see, täpselt ongi, algab kõik juhtimisest või juhtkonnast, et kuivõrd nagu teadlikud ollakse, kuivõrd avatud ollakse, kuivõrd nagu ka see, et kui siis nagu töötajad pingutavad, teevad midagi asju, et kuivõrd nagu siis päriselt ka ettevõttes lastakse neid pärast ellu viia. Ehk et ma ei tea siin, võib-olla ei taha ka kõiki kliente nimetada, aga olen näinud seda ongi, et nagu keskastmejuhid ja töötajad nagu on väga avatud, ka on nagu disainmõtlemisega, räägivad oma kasutajate, klientidega, teevad igasugu asju, aga siis kui juhtkond ei ole selline, kes selles mingit väärtust oskab näha või midagi, et see nagu surutakse maha, et kuidas siis edasi minna. Just. Aga mul on väga meeldinud ka sellised olukorrad, kus minu arust kogu selle teenuse disaini protsesside ja meetodite kõige selle juures on nagu ägedad hetked olnud need, kus paned need oma kliendi või selle asutuse inimesed ise midagi tegema. Üks asi ongi neid ise oma klientidega rääkima, minu arust see on olnud hästi nagu silmi avav neile ja mulle endale ka, seda kõike nagu vahendades või modereerides, et saata nad päriselt nii-öelda põllule, tänavale, kas või sõna otseses mõttes tänavale, et rääkige inimestega, küsige neilt kas või 3 küsimust, et varasemalt kuidagi see hirm on hästi suur olnud, et aga kuidas me ise oma klientidega lähme rääkima, et aga nad ei taha ju või et nad ei ole valmis või mida ma küsin või kuidas ma küsin ja ma ju ei oska. Ja siis, kui nad teevad seda, siis see on selline et see ei olnudki tegelikult nii hull ja nii mõnus, et ma ei tea, mul tuleb lihtsalt meelde Tallinna raamatukogud, endine keskraamatukogu, siis nende inimeste kogu seda protsessi läbi tehes me saatsime nad ka nii raamatukogus sees külastajatega rääkima, kui ka lihtsalt tänavale, kauplustesse, kohvikutesse, nagu nendesse teistesse sarnastesse kolmandatesse kohtadesse, kus rahvas hängib võib-olla. Ja nad tulid nii nagu entusiastlikult tagasi ja ütlesid, et me hakkamegi nüüd regulaarselt ise ka käima niimoodi inimestega rääkima, sest kas seal mingi 3 küsimust ja tagasina, mis seal saab, nagu annab mingit taipamisi ja annab mingit inspiratsiooni ka töötajatele edasi teha. Või teine asi, mis mul on olnud lahedad hetked, ongi need, kui klient ütleb, et ma ei tea, et inimesed ei oska meie toodet kasutada, et mis neil viga on, et minge uurige välja, et miks nad nagu valesti aru saavad sellest. Ja siis, kui sa paned selle kliendi töötajad siis ise nende toodet kasutama, näiteks ma ei tea, kas linna tasandil mingisugust toetuse taotlemise protsessi läbi tegema kuskil veebikeskkonnas. Ja siis, kuidas nad juba teises sammus jooksevad kokku ja ei saa edasi ja see frustratsioon ja siis neil tekib see heurekad appi, siit ei olegi võimalik midagi aru saada, et kuidas me seda varem ei teadnud. Ja täpselt, me pole seda niimoodi vaadanud, me muudkui lisame neid võimalusi ja featuure ja keerulisemaks ja uus määrus tuli ja uus otsus. Et need on nii kihvtid hetked olnud ja see on mingi ja siis nagu hakkab see nagu mõte neil teistpidi tööle, et mida me saame teha siis. Just, et siin on nagu, kuna siin nagu futurist, me teeme ka nagu teenusdisaini nagu rahulikumas tempos mõnikord siin, ütleme seal Sone iseteenindus näiteks oli siukene 9-kuubikune teenuse disain ja UX disain ja rahulikus step by step ja siis mõnikord teeme seda nagu disainisprинdiga on nagu kiiremini, aga siis juba kliendid nagu võtavad disainis, kohe näevad seal alguses on see kliendi intervjuud. Just. Ja siis kliendid on seal koos meiega laua taga seal kliendi intervjuul, mis on mingi 3-tunnine sessioon, 3 klienti. Ja siis täpselt samamoodi, see protsess juba paneb selle hetke paika, kus need peavad seda klienti kuulama ja siis samal ajal nad teevad märkmeid nendest probleemidest, mis nad kuulevad kliendi suust ja siis nad läheb pärast seinale kategoriseerimiseks. Ja nii lihtne nagu disainisprindi arvutus, mingi 3 tundi 3 inimese kliendi intervjuu, et räägi, mis sul sujub selle teenusega ja räägi, mis sul ei suju ja kas sa oled näinud, kus taevas on sinisem või mururohelisem kuskil mujal teenuses, analoogses teenuses. Ja siis sellise 3 kliendiga sihukese sessiooniga seina peale tuleb umbes 30-40 vihjet. Kui nüüd ruumis veel mitu kliendi osaleja kuulab ka, iga üks genereerib seal 5-10 postitit, mõned nagu kattuvad, lähevad üksteise peale. Siis nad küll vaatavad nagu
okei, opa, et noh, see on alati, see on garanteeritud. Ja noh, see ongi teenuse disaini nagu see kliendi intervjuu, noh, koos saame ka nagu intervjueerida. Ja jällegi see, et noh, eelmine aasta nüüd läks Bolt, endine Taxify kasumisse, aga kus siis kõik alguse sai seal 2014 paiku, siis Markus Villing, eks ole, see ju jooksis taksojuhi juurest taksojuhi juurde Draamateatri kõrval literalli. Ja siis ju küsis, et jällegi, et mis neil kogu selle tellimuste saamisel on tüütu ja ebamugav ja nii ja naa ja vahepeal ta ütles ka, ta ei saanud seal vene keeles väga hästi hakkama, eks ole, aga sa näed, et juba nagu sellisel levelil founder, eks ole, oma algusaegadel jookseb, no see on nagu täna, ütleme, ükskõik milles startup, ükskõik millises kiirendis alustab siis mentorit kohe, noh, põhimõtteliselt Mars tänavale intervjueerima ja see on kaks olukorda, et kas sul on see olemasolev teenus, mis oleks vaja paremaks putitada. Teine variant on siis meil mõni turul olev mingi mammutteenus, kes mul, no ütleme mingi SaaS ettevõte, kes pakub Merit, raamatupidamise tarkvara, mida iganes, kes on nagu olemas, keda oleks vaja disruptida, nagu turul suur tegija startup tahab pikali joosta, siis põhimõtteliselt kohe, noh, minnakse nagu pea ees kohe uurima, et miks klientidel suju, mis ei suju. Ja siis, noh, siis tühja koha pealt täiesti midagi nagu uut leiutada. Noh, see on siuke nagu stsenaarium 3, eks ole. Aga noh, kõik nagu need innovaatilised protsessid kõik algavad nende kliendi intervjuudega ja vaatlustega ja minu arust ongi oluline, ongi neid kliendi või kas siis nende ettevõtte juht, kas siis kaasa saada kas või ühele sellisele intervjuule, kohtumisele, vestlusele, et näha sellest, et ja muidugi sageli ma oma töös puutun ka sellega kokku, et ollakse väga ikka rohkem nagu numbriusk on ju ja sageli intervjuudest muidugi sa võid ka mingeid numbreid ja asju välja võtta, aga sageli küsitakse, et aga mis väärtus see annab, et kui ma ei tea 10 intervjuud teeme, et meil on ju kliente 5000 on ju, et see ei ole üldse esinduslik valim või midagi sellist, et sa pead nagu alati selgitama, et see on teine, see ei olegi see, et sa saad nagu pildi sellest, mida su 5000 klienti mõtlevad, aga sa näed nagu sügavuti sisse inimeste mõttemustritesse, need mudelitesse, kuidas nemad midagi näevad või hindavad, et sa saad sealt nii palju tähelepanekuid ja siis jah, kui sa võtad kliendi kaasa, täpselt nagu sa ütledki, et juba 3 intervjuu pealt tuleb nii palju märkusi ja siis nagu märkmeid on ju, et siis tegelikult näevad seda väärtust selles. Sellepärast mulle ikkagi endale meeldib ka, et mulle meeldib ikkagi inimestega silmast silma võimalusel kohtuda või rääkida nende igasuguste uuringute käigus või noh, ka siis üle veebi, aga ikkagi nagu päris inimestega päriselt rääkida, sest et üks on ja see sõnad, mida nad siis kasutavad ja kuidas nad räägivad, kuidas nad jagavad oma kogemust, aga ikkagi ka see kogu see vibe ja kehakeel ja need emotsioonid seal juures, et need on, ütlevad ka nii palju, et nagu sa pead seal juures olema ja seda nagu kogema ja mõistma, et ka sellest nagu tõelisest inimese tundest aru saada, et seda empaatiat tekitada, et sellepärast näiteks ka mul on väga raske töötada sellist olukordas, näiteks, kus ma ise pole inimestega kohtunud ja ma saan kellegi märkmed näiteks, et keegi teine on mingid intervjuusid teinud ja mul isegi pole seda transkriptsiooni, võib-olla mul on mingid märkmed, okei, ma loen need läbi, ma saan aru, see oli tema mingi põhipoint, mis see inimene ütles, aga see tunne jääb täiesti puudu ja ma leian, et nagu ennast leian nii rasketes olukordades sellistes projektides, et ma nagu, jah, okei, või noh, kas AI-ga praegu on ju intervjuusid analüüsides neid pikki transkriptsioone, et kui ma loen kellegi teise tehtud intervjuude mingid kokkuvõtted, AI-ga tehtud kokkuvõtted, siis ma ei tunne seda, mis tunne see on sama hästi jah, et kui ma viin see intervjuust läbi, ma tahan, et ta ütles seda ja siis ta pööritas silmi nagu see Angela Merkel stiilis. See muudab nii palju on ju, aga transkriptsioonis on sul lihtsalt, et ta ütles seda ja pool infot jääb nagu puudu. Ja siis mis on see, no mul on ka klassikaline küsimus, et miks ainult 3 intervjuud või miks ainult 5 kasutajatesti, mis ma toon nagu siukse näite, et vaata, ma avad uue kohviku. Siuke kivipõrand, ilusasti ära lihvitud, renoveeritud, restaureeritud, läigib. Ja siis sa oled väga siin ökoteadlik, paned mingisuguse ilusa õlematiga sinna, mingi rahvamustriga veel ukse ette. Ja avad oma uue kohviku kuskil väga ägedas kohas, mereranna sadamas. Tuleb esimene klient, libiseb selle vaiba peal.
noh, mis on poleeritud põranda peal olema, tuleb teine klient libiseb selle vaiba peal. Et mitu klienti peab selle vaiba peal libisema, et aru saada, et see nüüd see fancy ilus vaibakene nagu ei sobi sinna ukse, et inimesed saab pikali käia. Et siis nendest kasutaja intervjuudest väga kiiresti, mida siis ka need suured siin elamused, keda pakuvad tõesti nagu ja võib-olla MM-grupi poole peal ja neil on ka siin igasuguseid asju, et noh, et väga kiiresti jääks selgus, et kui on see mitu, juba 3 inimest nagu seda nii-öelda jutumärkides hõõrdumist nagu räägib või teadvustab, et siis mul ei ole vaja 30 või 50 või 5000 sinna intervjueerida otsa, me saame aru, et seal on protsessis juba on hõõrdumine ja noh, see ongi nii nagu ja olekski, kui sa kohviku näitel kui sa ei näeks, et nad libisevad ja kui sa ei küsiks nende käest, on ju, miks ta siia ei tule, nad ei saa sulle öelda. Miks see reiting nii halb oli, on ju? Siis sa hakkad nagu mõtlema, et äkki mul siis on kohvikus midagi viga, et äkki ma ei tea, kohv on halb ja pean kontseptsiooni ümber mõtlema ja nagu hakkad kohe mingid muid probleeme lahendama, mis tegelikult ei ole üldse probleemid, on ju, et siis saad aru, et tegelikult on asi lihtsalt selles õlematis seal ukse juures. Lihtsalt küsi inimestelt ja saad see lihtsa asja teada, kui sa nagu kõik ümber mängid võib-olla. Just, et jah, no see sama asi, nagu siin just trendiv teema oli, et see Europargiga oli seal mingi case, kus klient võttis seal, ostis selle öise pileti endale või ööpäevase pileti oma arust. Aga no seal olid mingid UX probleemid, et see pakkumus ei läinud kuni checkout'i lõpuni, nagu ei olnud visuaalselt ees, on ju, siis inimene ei saanud lõpuks aru, noh, ta eeldas. Aga siis asi lõppes ka sellega, et noh, näiteks Europargi esindajad ütlesid, et nendel teised pole nagu seda mure nagu kurtnud. Ja siis minu siuke eksperdi vaade asjale on see, et inimesed ei tegele kliendiindustele niigi info ja kogu sotsmeedia vooga nii üle valatud, et võib-olla siin 20 aastat tagasi, kui seda sellist sotsmeedia möllu nagu nii palju ja kiiret elu ja kõike nagu ei ole, et siis inimestel oli võib-olla aega see emaili kuskile kirjutada kliendiindusse. Nüüd on väga hea, kui Google Reviewsse keegi midagi paneb, et selles mõttes loota, et su kliendid kulutavad oma aega, et sulle mingit tagasiside kirjutada ja nad pigem kas kannatavad ära ja esimese võimalusel leiavad mingi alternatiivse teenuse pakkuja. Ja siis tulevadki, väga vabalt võib lihtsalt mingi startup sihib mõnda established software as service teenust, kasutab vibe-koodimist ja otsustab seal pikali jooksta innovatsiooniga ja siis on tõesti ups, eks ole. Jah, et täna nii ta käib. Aga natuke võib-olla siis teenusdisaini hangete paradoksist, et need on siis eelkõige riigisektoris muidugi, aga eks erasektor ka hangib. Et miks on nii keeruline hankida midagi, mille olemus on niigi määramatu? Siin on jah erinevaid kogemusi olnud, aga see on mingi teema, mis ikka jälle kuidagi mu peast läbi käib või millega on tegelema, sest ma tõesti enamasti tegelengi avaliku sektori hangetega, neile pakkumuste tegemistega, kogu selle protsessi asja läbimõtlemisega, et kindlasti on neid väga nagu teadlikuid tellijaid avalikus sektoris, kes saavad aru, et oluline on, ma ei tea, ka hankeid tehes on ju, et nad selgitaksid, mis see probleem on, kust nagu põleb, mida me juba teame kogu selle asja kohta, et mitte kirjutada kogu lahendust ette, aga lihtsalt aeg-ajalt tulevad need hanked, kus ma näen, et ongi väga selgelt välja kirjutatud, on vaja teha 5 persoonat, 2 fookusgrupi töötuba näiteks ja siis on mingid asjad veel konkreetselt ette kirjutatud, siis hankest neile tundub, et nad peavad ette kirjutama täpselt, et siis saad võrrelda ja sa tead, mille eest sa maksad ja nii edasi. Ja AI aitab neil kindlasti neid võrreldavaid vajadusi nagu. See on täiesti veel eraldi teema sellest, ma arvan, et peaks ka rääkima, et üks asi ongi see hangetega jah tõesti, et mulle ei meeldi, kui kogu lahendus on ette kirjutatud, aga ja teine asi on kogu see AI kasutamine hanke lähteülesannete tegemisel, pakkumuste tegemisel ja hindamistel, sest et see on nagu minu jaoks täiesti ma ei teagi, mis õige sõna on, mis teema praegu, sellepärast et eks kõik kasutavad AI-d, see on ju täiesti normaalne, tavaline Eesti innovatsiooni tulevik, meil oli tiigrihüpe, nüüd on TI-hüpe, eks ole. Ja eriti mingite tekstide, dokumentide loomisel on ju, et muidugi täiesti arusaadav, et ettevõtted, riigiasutused
kasutavad ka AI-d, et üks väga hea lähteülesanne kokku panna, mõelda välja, mis see hindamismetoodika on, kuidas nad hindavad, mis need märksõnad on ja nii edasi. Ja muidugi ju kõik teenusepakkujad järjest rohkem on head oskused, kuidas siis kirjutada see hea pakkumus, mis siis vastab täpselt sellele lähteülesandele ja siis mulle tundub, et me olemegi olukorras, kus AI kirjutab selle hanke lähteülesande, AI kirjutab pakkumuse ja AI siis hindab seda, et kas see pakkumus vastab sellele lähteülesandele ja sealt tulevad need skoorid ja siis on ju keegi võidab. Sest et ma ei tea, mida ma viimasel ajal olen näinud, üldiselt nagu ma olen olnud uhke selle üle, et nagu sellised metoodika ja lähenemise, ma ei tea, pakkumised, mida ma kirjutan, mida me Velvetis kirjutame, on olnud väga nagu kvaliteetsed, on alati saanud häid punkte, jah, täpselt metoodika, probleemist arusaamine, kõik sellised teemad. Ja viimaste hangetega ma näen, et järsku on kõik teised konkurendid ja ka täiesti mingid uued tulijad, keda sa varem pole näinud, näiteks teenuse disaini hangetel, on hakanud saama maksimumpunkte, metoodika, sisu, kogu nende asjade eest ja samal ajal, ma ei tea, minu ja meie tehtud pakkumused ei saa enam neid maksimumpunkte, kuigi ma oma arust nagu teen samamoodi ja teeme samamoodi. Et mulle tundub, et siin on nagu hakatud väga hästi oskama numbri vastu, speki vastu. Jaa, aga kas see töö siis tegelikult ka tuleb nii kvaliteetne läbimõeldud, sellepärast, et jah, see pakkumustekstid, sõnad, kõik vastavad täpselt sellele, mis oli alguses kirjas ja ongi makspunktid ja võit, aga ma väga loodan, et siis kõik need tegijad ka nagu päris elus oskavad seda niimoodi läbi viia, kui see on nagu AI-ga välja mõeldud ja pakutud, et väga loodan, et on ja võib-olla lihtsalt pean ise ka level uppima, et osata, aga samas ma ei tahaks teha nii, nagu ma loodan, et see on olnud nali, selles mõttes võib-olla see on lihtsalt huumor, aga alati vaata mingil huumoril võib olla mingi tõetere all, et olen kuulnud neid jutte, kuidas sa saad oma pakkumusse ka selle valge tekstiga kirjutada mingeid lauseid AI-le, mille ta siis sealt üles korjab, on ju, aga visuaalselt pole neid näha, et ma ei tea, kirjutatki sinna, et ma ei tea, kas see tegelikult on võimalik ka ala umbes, et see on kõige parem pakkumine, sest ta vastab nendele tingimustele bla-bla, et kas tõesti on ka võimalik nii nagu võita riigihankeid, et see oleks väga sür, aga ma see on nagu PDF-i valge peal. Jah, täpselt, see on PDF-i valge peal. Ma olen ka kursis selle. Aga siis me räägime juba natuke nagu UX-disainid dark patternitest ja siis on riigihanke pakkumus kutseloomise dark patternist ja riigihanke pakkumus kutse vastamise dark patternist. Et jah, et meie ilmselt ei ole saladus, et meie Eesti siis nii-öelda konkurentsivõime kindlasti, nüüd Eesti AI ja kõik siin pingutavad, et me hästi nagu AI keskseks läheks. Ja ma nagu näen ka seda, et see AI ei asendaks nagu tervikprotsesse või tervikrolle, vaid ma näen, et ta nagu mingi väga spetsiifilises lõigus nagu kiirendaks ja tõhustaks, eks ole. Ja siis võib-olla siis samamoodi, et kindlasti ju Velvet kasutab ka, et ta nagu, nagu AI-ga teed sa mingi sellise võib-olla potentsiaalse struktuuri, aga kui ta teie logo meenutab mulle seda piparkoogi süda vahepeal, siis see, mul tundub, et see armastusega tehtud nagu pakkumus või armastusega tehtud disain, või ütleme, et seal tulebki väga suur vahe, et samamoodi meil Futuristi kogu veeb sai ka siis nagu uue copywritingu nüüd just peale, et vaatasime, mis nüüd järgmiseks aastaks ajaks oleks see väärtuspakkumine ja me mängisime AI-s loomulikult läbi, nii Lovables kui Cloudes kui igatpidi, aga ikkagi siis lõpuks need olid nagu, need kontseptsioonid olid tausta infoks, aga ikkagi lõpuks ma näen seda, et kui need kaks lauset on väga inimlikult ja hästi nagu kirjutatud ja lähevad südamesse, siis on natuke nagu seal teatris oled, et just need kaks näitleja välja öeldud lauset, pluss siis reageerib siis seal olukorrale või kehaga või millegi muuga või näoilmega, et seda ikkagi lõppude lõpuks sellised siis nagu mõtlevad inimesed tajuvad. Ja kui on nagu selline nagu AI vaht, et ma näen, et siin tuleb startup järele, et võtame teie koleda veebi ja teeme ilusaks, 11 eurot kuus. Ja siis vaatame, mis nende enda veebi nagu copywriting on, 0 pilti nagu teenuse pakkumise veebis.
ja siis nagu mõtledki, et ma lihtsalt küsin, et jah, et kui see siuke hea disain on minu jaoks ikkagi sellise nagu armastusega tehtud asjad, või üldse sa täna ka mingi lähed kuskil reisile, satud mingisse pagari töökotta mingi, mis on 200 aastat vana seal juba 3 põlvkonda kuskil, ma ei tea, Prantsusmaal teeb neid pakette pikkasid saiakesi ja siis sa nagu loed seda eellugu ja lähed sinna ja vaatad noh, koged seda kõike ja siis seisadki, kas siukestesse ei suuda nagu AI never teha, sest on nii palju seda nagu armastust ja hoolt sees. Et selles mõttes, et aga noh jah, et AI ka sellise kognitiivset kerge asja, raske asja tõustamiseks või mingi ka riigihankete lepingutest näiteks ma lihtsalt ka lasen lepingu AI-st läbi, ma vaatan, et mis on minu siuksed peamised kohustused ja ma lasen 2 erineval AI-l teha selle nagu analüüsi, et ma saan kiiresti nagu üle vaata ja siis ma vaatan, mis punkti ümber siis rohkem käib see asi, et nagu lepingute asjad on kindlasti minu asi. Aga jah, et kõik, mis nagu välja läheb, et kas on AI eelvormistatud, et noh, nagu lause haaval tuleb nagu üle vaadata, ära kustutada, ära toimetada, et siis ta on nagu see õige asi võib-olla sisse läinud. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Ma olin alguses ja selle just mingi nende teksti AI-de tulekuga selles mõttes väga rõõmus ja õnnelik, sest minu jaoks on hästi raske alati olnud kirjutamine. Ma enne Velvetit ma töötasin mõttekojas Praxis, ma olingi nagu uurija, analüütik, avaliku sektori mingid erinevaid poliitikaanalüüse tegin ja seal tuli nagu kogu aeg kirjutada neid aruandeid. Ja ma sain aru, et see kirjutamine kõik teised kiitsid, aga mul endale see kirjutamise protsess oli hästi raske alati. Ja Velvetisse minnes mulle meeldis see, et selle töö väljund ei olnud kunagi mingi pikk aruanne, vaid need väljundid on teistsugused, on ju, et kas kui ma teen oma disainiuurija tööd, siis ma ei tee disaineritele mingit aruannet, never, see ei ole, kes seda loeb ja nii edasi. On pigem mingisugused visuaalid, mingisugused jutud, need on teised formaadid, on ju. Aga viimasel ajal on hakanud ikkagi tekkima ka neid kliente avalikus sektoris, kes nagu lisaks tahavad ikkagi seda pikka teksti aruannet. Nad kirjutavad ka hangetesse ette, see võib olla Wordi formaadis ja ma ei tea mis tähe suuruse rea vahe on ka mõnes hankes kirjas, väga huvitav. Ja siis mulle, kui oli vaja hakata jälle neid nagu pikka aruandeid kirjutama, siis mulle meeldis see kuidagi, et ma saan AI abiga nagu vormistada oma need mõtted kuidagi nagu lihtsamini või reaalselt, et ma ei pea istuma selle valge tühja lehe taga. See oli nagu minu see kõige suurem mingisugune stressi tekitaja, et mul on see valge leht ees, mul on peas kõik need miljon asja, mida ma olen kuulnud, näinud, tean, et mul nagu peas justkui nagu mingi selgus on, aga ma ei oska seda selle valgele paberile panna. Et siis mul on nii meeldinud see, et ma saan oma need hektilised mõtted, need tükid, kõik nagu märksõnadena, mingite lausetena kuidagi nagu sinna AI-sse ära kirjutada, lasta tal küsida minu käest asju. See on üks lemmikasi, mida viimasel järjest rohkem teen, et ma ütlengi, et aga küsi mu käest, oleneb millega ma tegelen, aga esita mulle küsimusi ja ma vastan tekstid ja ma saan selle mingisuguse teksti midagi. Muidugi ma pean pärast läbi lugema ja 10 korda midagi veel tegema, aga lihtsalt see kuidagi ma tunnen, et mul on nagu töörõõm on suurenenud tänu sellele, et ma mingisuguste endale raskusi tekitavate osadega ei pea nagu nii palju hädas olema, vaid pigem kui juba mingi tekst on ees, selle toimetamine ja paremaks kirjutamine, see on lihtne, sest see leht ei ole enam valge mu ees. Et selles mõttes on olnud väga mõnus. Aga jällegi teistpidi on hästi huvitavalt see, et ma arvangi, et alguses ma lendasin ka hästi hurraaga peale, et tegigi mulle mingi asja valmis, see on lahe, kasutame ja teeme. Ja nüüd ma just hiljuti pidin Velvetis kolleegidele jagama enda siis AI kasutamise kogemust. Ja siis ma taipasingi, et kui varem mul oli rohkem see, et ma ei tea, annad AI-l mingi ülesande, et tee see mulle, mõtle mulle ja siis ta teeb ja siis ma ise töötan sellega edasi, siis nüüd on kuidagi see protsess on rohkem selline ping-pongitamine või põrgatamine või et nagu mul on idee, ma lasen tal seda analüüsida, hinnata, peegeldab need tagasi, mina teen nagu, et see on kuidagi selline, ta nagu mingi sparringu partner pigem mulle, et ta ei ole keegi, kes minu eest töö ära teeb,
ma ei tea, on ta, see. Tehisaru, ta. Jah, aga selles mõttes, et ta aitab mul paremini mõtteid struktureerida ja nagu oma töös veelgi parem olla, et mina olen hästi kriitiline tema suhtes, selle suhtes, mida ta mulle siis loob, kirjutab ja samal ajal ma palun olla temal kriitiline minu suhtes. Et selles mõttes see on äge sellist olukordades, no Velvetis olen ma ju ainus disainiuurija, ma arvan, et kõikides agentuurides Eestis ma ei ole kuulnud, et oleks disainiuurija ja sellise researcheri päris ametikoht agentuurides just, muidugi tooteettevõtetes on igasugused UX researcherid ja sellised, ja noh, disainerid ise teevad seda enamasti. Aga kui sa oled nagu üksi oma alal, ja siis on nii lihtne jääda mingisse mugavustsooni. Ma ju tean, kuidas on ja ma teen seda ja kõik ju kiidavad, kui hästi ma oma tööd teen, et kõik on mega, aga tegelikult tekib mingi mugavustsoon, et sa ei saa enam nagu paremaks ja mulle meeldib see, nagu see väljakutse, mida AI-ga koos töötamine mu töösse toob, et ma nagu saan ise paremaks ja see aitab mul kriitiliselt veel rohkem mõelda ja siis kuidagi selles sümbioosis nagu sünnib mingi parem asi. Ehk et teada on nagu, ta on mulle pigem selline nagu kriitilise mõtlemise partner, mõtete korrastaja, aga mitte see, et ta nagu teeb mu eest asjad ära. Ehk et selles mõttes see on lahe. No sa mainisid, et ta pushib sind ka üles, et see ongi see, et selles mugavustsooni ei jääks tiksuma, vaid küsiti vahepeal, et okei, et näe minu valdkonnas, et mis oleks siuksed innovaatilised viisid nagu probleemi lahendada. Ja mida on keegi teine kusagil teinud. Ja need case studies'id ju kogu aeg on netis igal pool saadavad. Ja just ka see, et mitte oma meetoditesse kinni jääda, et ka oma eelmises töös jällegi oli frustreeriv see, kui hangetes oli väga täpselt ette kirjutatud. Te peate tegema mingi veebiküsitluse ja 20 intervjuud ja mingisuguse arutelu, et nagu ja siis sa nagu oledki, okei, ma teen siis selle küsitluse jälle, ma teen need intervjuud, see metoodika kõik on nagu sama ja sa oled nagu sellest kinni kogu aeg. Või kas see töötubades, et mis meetodeid sa kasutad, ikka on nagu lihtne enda mingi protsess välja mõelda ja seda kogu aeg uuesti teha, aga tegelikult võib-olla peaks nagu korraks mõtlema, et aga mida siin saaks teisiti teha. Ja, et mulle väga meeldib see rätsep lahendus sellel olukorral rohkem, eks ole, sobiks. Et selle mingi ideede saamine, et kui ma mingid töötubasid või mingisugused koosloomesessioone teen, siis ma ikka nagu proovin alati midagi teha teistmoodi. AI abiga kindlasti saab mingisugused uusi ideid ja siis mitut ideed kokku panna, et selles mõttes on olnud väga inspireeriv niimoodi töötada. Nii et jah, mul on siuke varem võib-olla ka paljudelt kolleegidelt ja sõpradelt oli see, et kuidagi see hirmutunne, et AI nagu kuidagi suretab su enda aju välja, kui sa töötad mingid asjad, et sa ei pea ju ise mõtlema. Kartsin ka seda kindlasti, aga praegu pigem mulle tundubki, et see oleneb, kuidas sa sellega töötad ja tegelikult on võimalik just nagu oma aju võib-olla panna teistmoodi tööle veel või edasi arendada, et just. Praegu mul on nagu see tunne, et aitab mind nendes asjades. No sellepärast mina vist käisin ka mingi spaas kuskil Rakveres 2024 sügis äkki ja siis vaatasin, oli Johnny Ive, siis Apple'i peadisainer, oli siis Stripe konverentsil, YouTube'is on see intervjuu alles, siukse roosa taustaga, Stripe on see makseteenus. Ta oli siis nagu, ta rääkiski sellest nagu armastusest disainis. Ja ta ütleski, et meil on ka väga palju, AI-st loomulikult rääkis väga palju ja meil on väga palju abimehi. Aga jällegi, et kui see, mida inimesed tajuvad heades teenustes ja teenuse disainis, isegi võtsid riigiasutustel jah, et okei, see on nüüd riigihange hangitakse Tallinna linnale mingi teenuse kontseptsioon on ju, aga mis nagu järgmine, mis see strateegiline vaade on? Järgmine samm on see, et kutsutakse erasektor mingid neid alamteenuseid pakkuma. Praegu oligi see mingis linnaosas oli see burgeriputka, eks ole, leping katkestati poole pealt ära ja siis otsitakse uut vähem pakkumisega uut tegijat aga küsimus ongi, et juba nagu sellises olukorras, et need asjad, et riigiteenustel need asjad algavad riigiteenuse disainist ja lõpevad sellega, et tulevad järgmised hanked, kus erasektor hakkab selle teenusdisaini spekki pihta nagu teenust osutama ja kui seal nagu juba tõesti nagu sisendi andmisel ennast väga nagu
lukku mõelda ja ei anna nagu muid võimalusi, noh siis tulevadki, no lõppkogus tulevad keskpärased lahendused, siuke, noh tulevadki, nii on. No, midagi on tehtud ka. Midagi on tehtud, jah. Linnuke on kirjas. Aga võib-olla küsin ka, võib-olla, mis sa oled ise kuulnud, ma tean, et Velvet omal ajal ka alustas disainisprintidega või isegi nagu brändisprintidega ja nad, noh, ütleme, et disainisprint on ise, noh, Google'i tehtud protsess, on ju, mis ta see, 2012 aastal siis väljastasid see Siinse raamatu, mis on seal riiulis kõlari kõrval kohe. Olen lugenud. Ja siis, noh, seal mõte oligi see, et siis nagu 4 kuu pikkuse, noh, või 5 kuu pikkuse teenusedisaini protsessi nagu 5 päevaga ära teha. Noh, me teeme nüüd seda 2.0 asja Futuristis ja noh, seal ongi nüüd, minu väga hästi küsida, kuidas disainisprint näiteks AI keskse teenusedisaini vastu nagu saab. Ja meie oleme ise positsioneerinud disainissprinti selles mõttes rätseptöö premium teenusena. Ja mis tähendab seda, et seal ongi võimalikult vähe seda AI tegelikult ja võimalikult palju jutumärkides seda armastust, mis nagu disainist nagu tuleb. Ja siis, kui me räägime nendest töötubadest, et mul on kliendid ümber laua, siis ja töövad kliendi intervjuud ja neil on postitid käes ja nad postitid lähevad seinale, me ei topi neid kohe nagu Mirosse, me teame Miros, ma saan teha automaatset sorteerimist, igasugu asju, me ei topi sinna kohe ja kuna see protsess on piisavalt nagu tõhus ja kiire, siis me nagu näeme, et nagu AI-l ei ole seal nagu väga suurt nagu isegi võib-olla lisaväärtust ja kui me hakkame nagu, siis ütleme uue teenuse prototüüpimise baasis, mida saab loomulikult Cloud Code'is või Lovables vibecode'ida nagu alternatiiviks, siis selle võib-olla natuke ka miinuseks on olnud see, et me disainisprindi ajal ütlesidki, et kui inimesed lasta klientidele ise midagi luua ja neil on siis okei, et näed, teil on see mingi uus iseteeninduse või mingi linna mingi toetuste taotluse kontseptsioon, et noh, siin on vildikas ja õpetame teid joonistama ja kastiks paika tekke paberi peal, noh, selle kriitilise mõtlemisega mõelge see nagu valmis. Ja siis tulevad mingid erinevad kontseptsioonid lähevad seinale, on ju, valime sealt parima ja siis no okei, siis tekib sul wireframe nagu vildikaga, mis on joonistatud, mida siis nüüd põhimõtteliselt võiks nagu vibecode'imisse sisse sööta ja siis lasta nagu prototüübi kiiresti valmis. Ja siis mul tuleb korporatiivnõuded suurelt ettevõttelt, et pilvepõhises AI-sse mitte ühtegi piuksu ei topi, seepärast neil on AI-poliitika ei luba. Ehk siis nüüd tuleb järgmine olukord, kui ma pean tegema siis nagu võrguvaba AI-d või offline AI-d kasutama, mille jooksutamist on mul vaja 5000 eurost MacBook Pro M5 Prod või Windowsi 10 000 eurost arvutikasti laua alla, mille mäluhinnad on nüüd kosmosesse kõik ja söösnud. Ja siis lõpuks me tuleme täpselt sama koha peal tagasi, et noh, see hästi sihitud nagu protsess, mis nagu jõuab see probleemi tuumani, nagu ma näinud ikkagi, et nagu AI ei suuda tihti nagu fookustada ja sinna nagu väga, noh, isegi, noh, ma olen siin filmiklastris olnud siin startupidele ka mentor hiljuti. Ja justkui ka, noh, ma koolisin ka, et te võite lova pealt kasutada liikvele minna ja siis nad nagu mingite paralleelprobleemide kimbule lähevad nagu terviklahendust tegema. Versus see, kus väga hea teenuste disaini protsess või väga hea disainmõtlemise protsess üritab selle mingi väga-väga suure moonshot tuuma kõrgele rippuva uuna nagu kätte saada. Ja ma näen, et siin kogu aeg noh, nii disainisprint või mitte, aga sellised siuke vibecooditud, noh, Stingray'ks nimetaks seda teenuse disaini, AI assisteeritud teenuse disaini, kus siis tõesti sünteetilised personad, siis ta saab ju Excelis klieni teekonna peale persoonasid plaksti kohe valmis teha, siis selle pihta saab kohe sööta selle Lovablesse või Cloud Code'i sisse, et siis prototüüp valmis saada. Ja noh, võtame mingi Elektrum või Imatra või mingi energiafirma tahab ise teenuse nagu suunapöörde teha, aga neil on nagu teenuse osutamise mõttes nagu väga suured summad mängus, eks ole, mitukümmend miljonit kuus.
ja lõpuks tekibki olukord, kus võib-olla selline nad hästi kiiresti võib-olla avastavad, et see vibe-kooditud lahendus, mida siin ära programmeerivad, lõpuks ei tööta. Aga siis tõeme nagu samm tagasi, siis umbes ongi sama olukord, et kuule, teeme nüüd korralikult asja ja siis on kas siis selline, kui on rohkem aega, siis ma ju soovitaks nagu tavalist teenusdisaini protsessi, kus nagu seedimise aega ja kui on väga kiire, vaja päästa, siis disainisprint peaks nagu sama asja ära tegema, lihtsalt kõik on intensiivsemalt kaasatud. Et mis kuna Velvetil on see, algselt oli ka nagu disainisprint ja DNA, et mis sa ise oled nagu vaadanud ja mida kolleegid teevad või mis sa oled nagu... Brändisprinte me jätkuvalt teeme ja tundubki, mulle enda vist tundubki, et see olenebki sellest probleemist, kliendist, valmisolekust ja nagu mis see point või eesmärk on, et ma hakkasingi mõtlema, et kas ma päris sellist sprinti olen ise läbi teinud, mis ongi nagu, ma ei tea, 5 päeva või 4 päeva või 3,5 päeva, midagi sellist kohe niimoodi järjest, pigem ka nagu mingi aja peale, ma ei tea, paari kuu peale, laiali venitada. Ja laiali venitada, et siis ta on ka selline võib-olla nagu, kui tal on selline nagu võib-olla koolitamise või õppimise moment ka juures mingile kliendile, et ongi terve tiim teeb mingit asja läbi, on ju, et selles mõttes minust see on väga hea olnud, et põhimõtteliselt ongi ikkagi see, et sa paned ka selle klienditiimi ise neid samme läbi tegema, et tekiks endal see päris tunne või arusaamine esiteks, et ma ei tea, mida inimesed vajavad, mis see probleem on, mida me lahendame, milline lahendus võiks tegelikult töötada ja milline see võiks siis nagu välja näha ja et võib-olla ka nagu aru saada, et see ei ole nii lihtne või mustvalge, näiteks sa tõid selle näite enne. Teravik ka, see suure probleemi tuumani jõudmine. Ja absoluutselt, et tegelikult tavaliselt see probleemi tuumani selleni ei viitsi keegi jõuda, et see meil ei olemas, me ju teame, on ju, et hakkame juba joonistama neid lahendusi, on ju. Et esiteks see pool, aga ka just see lahenduste poolel, sa tõid selle näite, et panna ka klient kas neid avavaateid, ma ei tea, ise teenindusele või millelegi joonistama. Me ka hiljuti ühes töötoas, kus ka meie eesmärk on üks uus veeb luua ka avaliku sektori asutusele. Tegime ka igasugused asjad läbi ja siis see lõpuharjutus, mis ma arvasin, et tuleb selline nagu fun, väike, tore süke komm selle tööpäeva lõpuks, et andsin ka värvilised pliiatsid, paberid kätte, et visualiseerige see avavaade, et missugune, mida see inimene, kes sinna veebi siis satub, mis see tunne on, mida ta esimese 5 sekundi jooksul näiteks seal saab või 30 sekundi jooksul ükskõik, et nagu tehke see, et mis info, kus kohas, mis visuaalid, mis värvid. Ja ma arvasin, et see on selline lõbus lahe. See oli kõige raskem ülesanne neile, sest et siis nad said aru, et tegelikult see ei ole lihtsalt nii, et paneme mingid kastid kuhugi ja mingid nupud kuhugi ja paneme mingi teksti ja siis ongi valmis, et minu arust siis ka läbi selliste harjutuste, mida siis ka nagu sprintides saab teha, ka nagu saab tuua lähemale seda tellijat ja disainerit, ehk nad hakkavad nagu üksteist paremini mõistma. Disainer mõistab seda kliendi nagu vaatenurka ja arusaamist ja just täpselt. Ja klient hakkab mõistma, et see disainitöö ei ole lihtsalt nii, et sups ja valmis, et miks ta juba ei tee meile seda asja. Et see on väga kihvt olnud niimoodi ja mis on veel minu arust just nagu viimaste projektidega olnud väga hea, on ikkagi nende prototüüpide tegemine siis vibe-koodides, ükskõik siis Claude'i või Lovable'iga. Ehk et muidu ju klassikaliselt, kui me mingisugust veebiteenust midagi loome, et siis see on ikkagi ju Figmast, tuleb prototüüp, seal on mingid vaated, need tuleb omavahel linkida, et see kõik on nagu pikk protsess. Ma viimati kasutasin Figmat märtsikuus, sealt edasi on kõik olnud cloud code või ja nii ongi selles mõttes ja meil oli hästi tore kohaliku omavalitsuste projektis alustasime ka ikka, et hakkame seda Figmat tegema ja siis üleöö meie klient ise lihtsalt tegi Claude'is ise midagi valmis, et meil lihtsalt näidata, et kuidas tema seda ette kujutab. Ja siis me saime aru, mida nagu tema ette kujutab ja siis me saime seda koos edasi arendada ja samal ajal ka klient sai aru, et millised piirangud on, et mida kõike tegelikult ei saa teha. Ja jällegi nagu me jõudsime palju kiiremini teineteisele lähemale, just tekib jällegi see empaatia, mõistmine, et nagu mida saab, mida ei saa. Vaata, nagu eestlaste
talguvärk, aga see ongi nii hea ja siis tuleb mingi hea asi ja nagu lõpuks me kõik olime väga rahul selle tulemusega, sest me olime selle koos läbi mõelnud, koos katsetanud, et minu arust kõige nagu veidramad projektid või õnneks ei olegi sellised olnud, kus sa pead nagu selle lahendust maha müüma veel kuidagi kliendile, et teda veenma, miks see hea on. Et ikkagi see kliendi, see pain või see, et ta tunneb ise seda... See on ka tema lapsuke. Jaa, et see on tema lapsuke, et see on tema see ownership või asi selle üle, et nagu see muudab nii palju. Just, ja kui sa rääkisid ka, et see võtadki täna, saate seal Äripäeva e-poes selle sprint raamatust, eesti keeles on ka e-raamatuna või raamatukogust võtta, aga seal on nagu see point ju, et need harjutused kõik on märgi ja hääleta mehhanism kordub nagu ühest harjutusest järgmisesse, lihtsalt on mingid teemad, meil on mingid teemad, on kliendi intervjuud, teemad on, mis on meie 2 aasta eesmärk, teemad on kliendi rõõmud ja mured ja need harjutused lihtsalt jätkuvad, aga kõik toimub, inimesed saavad lipikud kätte, kirjutavad oma seisukoha selles antud teema suhtes ära, läheb seinale ja siis hääletatakse, mis on kõige suurema, kas mõjuga probleemid või mõjuga lahendused ja see protsess siis ratatatata nagu kordab, et see on täitsa nagu tavaline teenuse disaini protsess ja mida see nagu vajabki siis seda facilitaatorit, näiteks sinu näol või siis, kes seda nagu läbi viib. Mulle väga meeldib see, ma alati ka kasutan seda, ükskõik mingisugune mõtteharjutus või küsimus on, et ei hakka kõik kohe vastama ja rääkima, vaid et on see vähemalt see 2 minutit, igaüks ise mõtleb, paneb oma mõtted kirja, et siis nagu ikkagi jõuavad kõik mõtted selgemalt välja, et kohe läheb lappama, kui on selline ülesehitus, kus kohe keegi hakkab rääkima, siis see nagu läheb ühes suunas ära, pooled inimesed enam ei mõtle teises suunas ja et mulle väga meeldib see vaikne minut. Natukene see moderaator hakkab võib-olla niimoodi päästma, et ta siis kuskil, kõik räägivad läbi segi, siis tahvli peale üritab neid märksõnu kirjutada samal ajal seinatahvlile ja see on ka nagu üks faciliteerimise viis, aga ma nagu ka näen seda, et miks need faciliteeritud koosloome töötoad on nagu selles mõttes head, et seal on need siis nagu need vaiksemad geeniused, kes muidu ei plära versus siis ideemüüjad, positsiooni pealt rääkijad ja nii edasi. Ja siis nad kõige võimsamad, suuremad ettevõtted, kelle ma olen töötanud, nagu väga hästi teavad, et need faciliteeritud sessioonidest nad saavad vaiksetelt geeniustelt kätte sisendi ja see protsess on nagu väga hea. See on nii teenuse disaini vaates või kiirendatud disainisprindiga väga vahet ei ole. Ja just see, mina ka ei ole seda tüüpi facilitaator, et ma siis nagu võtan selle vastutuse, et mina pean nüüd sünteesima, kõik ütlevad midagi ja mina pean midagi tahvlile kirjutama, et see ma pean lahendusi pakkuma. See on ikkagi see ühine vastutus, et me koos loome lahendused, koos sõeluma välja, mis sealt parim on, et minule. Ja me on väga lihtne, ma saan nagu öelda, et näed, et siin on mingi check-out protsess, et näed, et Apollo kinole tehti niimoodi, seal tehti ka niimoodi, et mis te arvate, kas see võiks toimida? Commons'is teeme ka samamoodi, mis me peame nagu eristama nagu mingid uut e-kommertsi mustreid või teatri ja kinopileti mustreid või juuksuris käimise tellimise mustreid nagu eirama ja mingid hoopis teistsuguse asja ehitama, miks me peame ehitama see? Inimesed on Commons'is, see võiks toimida. Ja kuule, aga selle mõttega saatele joone alla. Aitäh kuulamast. Et tänaseks saatekülaliseks olid siis Anna-Stella Haaristo Velvetist ja Andres Kosti Futuristist ja uute kuulmisteni. Lehva, tšau! Tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!